tervitus, kallid kanali vaatajad ja ka tellijad ja kõige suurem tervitus teile üldiselt kõik, kes te olete leidnud kanali Numbrite Keel ja samamoodi ka klubi liikmed. meil on täna külas Silja Paulus. Tšau, Silja. Tšau, Marik, väga tore siin olla. aitäh, et tulid ja enne kui ma annan Siljale mikrofoni ikka nii nagu tavaks on, siis tema edukuse kood, mida ma hakkan ka kõrgikis kuulama, kuidas see töötab temaga ja kuidas need tema numbrid teda on mõjutanud, et on 33851 ja kes teab, see teab ja kui sul on samasugune edukuse kood, siis kirjuta ka kommentaari, et jee, mul on samasugune nagu Siljalgi. vot niimoodi ja teate, mina tunnen Siljat võib-olla pluss-miinus 30 minutit, võib-olla rohkem, tegelikult nõksu isegi rohkem, sellepärast et ma kuulun sinna kogukonda endaks.ee ja Silja on ka sealt üks eestvedaja ja idee autor. aga täna me räägime hoopis Siljast teisest aspektist, nii et Silja hakkab siis meile rääkima ja räägi palun, Siljakene, miks sa seda teed, mis asi see on ja kuidas sa sinna jõudsid? sest vaevalt, et sa kohe 18 põmmi hakkasid nende asjadega tegelema, et räägi sellest teekonnast ka veidikene. noh, sa juba nägid, et minu elude number on 5 ja see on hästi selline vahelduv ja muutuste inimene ja sellepärast ma olengi elus hästi palju erinevaid asju proovinud. Mm. mul juba kooli ajal oli hästi palju hobisid nagu teatriklass ja mängisin klaverit ja koolilehe peatoimetaja ja siis laulsin veel ja igasugu 100 asja tegin korraga ja ütleme nii, et ülejäänud pool elust, mis siiamaani läbi on käidud, on suht samasuguse mustri all käinud, et kogu aeg selline uute asjade katsetamine, proovimine. hariduselt ma olen inglise filoloog, pluss siis ma tegin magistrikraadi Inglismaale loovkirjutamises ehk ma olen ka paberitega kirjanik ja sellepärast ma kirjutan ka vahepeal iseendale mingeid asju, postitusi, raamatuid, kirjutan ka teistele inimestele selle salajase variautorina ehk siis inglise keeles ghostwriter. kirjutan neile, kes ise ei oska, ei suuda, pole aega, aga tahaks oma loo nagu kirja saada, et ma aitan neil ka oma lugusid kirja panna. Et see on siis hariduslik pool, aga ma olen õppinud veel ka massööriks, omanud ka enda füsioteraapia, massaažiettevõtet, olen õppinud toitumisnõustajaks, seda ka teinud natuke aega. mul on 3 erinevat coaching'u sertifikaati, et selline holistiline holopodi, holistilise keha kui terviku nägemise coaching, kus me alustame hästi palju mõtteviisidest, sest kui su identiteet ei kattu sellega, kelleks sa tahad kehaliselt, füüsiliselt saada, siis jah, sa võid mingi 3 kuud dieeti pidada, aga kui see identiteet ei ole uude kohta jõudnud, siis see lihtsalt läheb tagasi vanasse vormi. ja Mm. sellepärast ma tegelen hästi palju ka mõttemustritega coach'ina. siis ma olen õppinud veel fitnessi coach'iks, olen ise 10 aastat olin maratonijooksja, siis tegin 5 aastat bikiini fitnessi, käisin ka paar korda laval nende sädelevate bikiinidega, et lihtsalt teha, milleks minu keha on võimeline. ja õppisin ka natukene äri coaching ut, et lihtsalt mulle nii väga meeldib õppida erinevaid asju ja nüüd ma ise õpetan tegelikult. et minu põhitöökoht on hetkel põhikoolis ja gümnaasiumis Kosel siis inglise keele õpetajana ja selle kõrvalt noh, natuke mingeid coaching'u asju, ehitan siis seda endaks lehte, kuhu me tahamegi saada erinevad praktikud kokku, et kui inimene tunneb, et oh, mul oleks kuskilt abi vaja, aga ei tea, keda mul vaja on või kust otsida, siis meie lehelt võiks leida, sest tihti nagu coach idel, praktikutel ei ole nagu enda lehte ka, sul on nagu kanal, kõik asjad, oma Mm. veebilehed, aga kõigil ei ole, mõni lihtsalt kuskil nurgas mingi täiesti geniaalne inimene, kes saaks teisi aidata, aga temast lihtsalt ei teata ja siis me pakumegi seda platvormi, kust kaudu leida. ja samas me pakume inimestele ka seal erinevaid asju, et saabki põhiasi, mida ma olen praegu ise ehitanud suure human design'i entusiastina. ma olen seda ise juba aastaid uurinud, isegi kirjutasin ühe raamatu manifestoritele, kes on minu enda konkreetne energiatüüp. ja siis nüüd ma ehitasin sinna kalkulaatorid ja saab nagu endal sellise hästi suure nagu raporti ka tellida, kui tahad minna süvitsi ja lugeda enda kohta personaalselt koostatud raamatut. et issand, nii palju asju teen lihtsalt korraga, et ei teagi nagu, kuhu minna. ma lihtsalt olen nagu elust nii inspireeritud ja tahan teha väga erinevaid ägedaid asju. ja kui me jõuame mingi edukuse koodini praegu tagasi, siis ma arvan, ma võib-olla otsin ka seda kohta, mis oleks minu edu võti ja ma olen veel teinud seda asja, mis mind nagu miljonäriks teeks või niimoodi. ma ja veel nagu otsin seda, katsetan, proovin ja lähen nagu sinna, kuhu põnevus ja uudishimu mind juhivad põhimõtteliselt. mm. et lühidalt.
see oli, kuule, see oli vau, et no Mm. sellega me siis lõpetame, aitäh teile kõigile. jah, Vau, hakkame nüüd seda natukene niimoodi harutama, nagu tead, sassi läinud lõngakera, seepärast et siia nüüd mahtus küll nii palju, et minu pea enam ei mäletagi, kus sa alustasid. ja mulle tuli veel meelde, ma olen ju tegelikult mingi aastaid tegelenud ka tõlkimisega, ikkagi keeleinimene ja siis olnud ka IT-s see tehniline kirjutaja. Ja Mm. siis noh, ja see mul see tehniline pool on ka nagu siin enam-vähem olemas ja mina olengi see, kes nagu ehitab kogu seda kodulehte meil näiteks, noh, just see väike vahemärkus. Sul on siis väga palju, kuidas seda öeldakse, hunt kriimsilm ja mitu ja, ametit, eks ju. ja me natukene enne, kui me panime salvestama, siis me võrdlesimegi seda, et mina olen siis manifesteeriv generaator ja sina oled jah, manifesteerija. Ja manifestor, manifestor, sorry. ja, Ja kurja, mul oli tegelikult mingid küsimused, aga ma tulen sinna jah, tagasi. räägi, ja. mis nende vahe siis on? no kõigepealt see, et manifesteerivad generaatorid on umbes 33% kogu elanikkonnast ja manifestorid on 9%, et ma olen nagu natukene haruldasem, kui igaüks on ikkagi omanäoline, aga meid on natukene vähem. manifesteeriva generaatorina on nendest 9 energiakeskusest sarnaselt minuga, sul on see kõri motoriseeritud, et mitte lihtsalt defineeritud ja värviline, vaid täiesti nagu motoriseeritud ehk siis mingi teine kanal nagu annab sinna veel ka seda mootorit ja jõudu juurde. Mina olen konkreetselt emotsionaalne manifestor ja siis minu kõri mootor tuleb emotsioonide keskusest. Mm. ehk siis minu jaoks on hästi kohane rääkida, ma tunnen, et mul ei tasu mitte kunagi öelda, et ma arvan, sest mul on pea täiesti tühi et mul peakeskused on defineerimata, ehk siis siin mul ei ole siis kindlat arvamust, aga see emotsioonikeskus on väga tugevalt sees ja kui ma ütlen, et ma tunnen, siis sealt tulebki see minu tõde välja. et see on meil nagu sarnane, et kõri on motoriseeritud ja me kasutame oma kõri enda väljendamiseks ja maailmaga suhtlemiseks. aga siis see väike erinevus on see, et manifestor on siis see ainuke energiatüüp, kellel on otseühendus universumiga. et me saame vahepeal kuskilt universumist täiesti selliseid hullumeelseid allalaadimisi, mingi info tuleb. ma olen seda ise nagu tundnud ka vahepeal, tuleb mingi täiesti jabur idee, ei saa nagu aru, miks see on ja siis tekib see hästi tugev tung see asi ellu viia. -hmm. ja tihti ja kuna manifestorid ongi need algatajad, siis need tihti on sellised ideed, mida kogu kollektiiv vajab, aga nad ei ole veel aru saanud, et seda on vaja ja meie ülesanne on see asi siis nagu käima lükata, aga mitte käimas hoida. et Mm-hmm. siis siin võidki üle võtta sina kui manifesteeriv generaator, sest sul on see sakraalkeskuse energia, sul on püsivat eluenergiat, elujõudu. mul on lihtsalt see raketienergia, mis paneb asjad käima ja siis sina saad võtta üle ja manifesteeriv generaator, noh, sa manifesteerid ja mõllad ka, et sa nagu uuendad, Mm-hmm. et sa oled see, kes uuendab ja siis on meil tavalised generaatorid, keda on kõige rohkem, tegelikult 37%, kes siis, nad on stabiilsed ja püsivad, nad on, noh, vahepeal võrreldakse ka töömesilastega, et nemad suudavad seda asja käigus hoida, sina suudad hästi palju seda uuendada ja teha hästi palju kannapöördeid ja hästi eri suundades liikuda. mina olen see, et ma liigun hästi kiiresti ühes suunas ja pärast kukun põhimõtteliselt surnult maha ja pean jälle puhkama. ja mul käib nagu energia selliste tsüklitena, sul on nagu see püsivam ja mina näiteks pean magama minema enne, kui ma ära väsin, sest kui ma lasen ennast väsimusse, siis ma juba lasen ennast täitsa punasesse ära ja see pole üldse tervislik. aga sina näiteks, kuna sa oled nagu generaatori alamliik, sul on vaja see enda patarei aku tühjaks lasta, sest kui sa lähed täis, pooltühja patareiga voodisse, siis seisab pähkrid seal arvatavasti. ei Mm-hmm. saa aga magada, sest sul on seda elujõudu nii palju, eks see nagu säriseb edasi. noh, selline kiire vahe. sa ütlesid nii hästi, tead, eile ka, see oli nii naljakas, eile me rääkisime, mul elukaaslane oli lumetööd tegi veel õhtul ja siis ma peale pesu ütlesin ka, et mul on selline tunne, et mu luugid lähevad kohe kinni. et hea tööd ja kõik, ma panin pea padjale, ma jäin kohe magama. ja vot sa ütlesid nii hästi, et muidu nagu see patarei säriseb edasi ja on tõesti, et kui sa tajud veel, et nagu veel on energiat, siis vahest on jah. niimoodi, et kell 9 juba tunned, et tahad magama minna, et patarei on lihtsalt täiega tühi. Mm, sa räägid nii lahedalt, mulle väga meeldib selline väga tore. ja kusjuures tead, kui huvitav, mina olen ka mõelnud, et millised numbrid näiteks numeroloogiliselt viitavad. vot sa ütlesid, et need, kes on need generaatorid, kes on noh, teevad nagu tööd, on ju, sest ja neid on ka vaja, meid kõiki on vaja ja neid on vaata. väga palju vaja, sest kui mina nagu algatan, ma ei jaksa asju lõpule viia ja ma Mhm. ei peagi asju lõpule viima.
ja sina tegelikult ei pea ka asju lõpule viima, sa nagu uuendad, sa oled see innovaator, kes selle oletame, minu algatatud asja sina manifesteeriva generaatorina uuendad, teed selle nagu veel nagu ägedamaks. Ja mm, siis on projektorid, keda on 20%, kes siis nagu juhendavad ja suunavad, nemad siis võib-olla juhivad seda tiimi. Ja mm, siis on generaatorid, kes ongi see töömesilane, kes nagu teeb selle stabiilse, pika, rutiinse töö ära. aga mm. see muidugi ei tähenda, et generaatorid on mingid orjad meil nagu absoluutselt mitte. Et generaator siis on kõige säravam, kui ta teeb seda, mis talle endale meeldib, mis tal nagu kõhus ütleb jaa, seda ma tahan teha. kui ta teeb seda, mis on nagu siis ta kaotab oma elujõu. Ja generaatorid on kõigi meie päike. Nemad Mm. annavad kogu maailmale seda elujõudu. ja sa ka vaata see generaatori nagu alamliik, aga lihtsalt sellise hästi kiire mitmes suunas mineva energiaga. ja seda päikest on meil kõigil vaja. Absoluutselt, mul tuleb praegu lihtsalt üks vestlus ühe noorema mehega, kes, see on jumal täst-, siit on nagu aeg kah, aga siis ta ütles ka, et ta ei saa aru, kuidas minul kogu aeg on energiat, et ma olen ettevõtja olnud siin Soomes vähemalt mingi, ma arvan, 19 aastat juba. Mhm. Ja siis ta ütles, et minule meeldib, kui mul on labidas ja ma tean, mida ma pean tegema, ma lähen hommikul kell 7 tööle, kell 7 lõpetan ja ma tean täpselt oma rutiini. Ma ütlesin, et äkki ma ta ongi ei see suuda. generaator, vaata, kes seda ühte Ja. asja teeb lihtsalt. ja generaatori tegelikult see ei tähenda, et ta ei oska midagi, tema, see eesmärk ongi see meisterlikkus saavutada selles ühes asjas Mhm. võib-olla. et ongi tema nagu ühes alas hästi ekspert ja sina Mhm. oled vaata nagu mitmes erinevas asjas korraga. Jaa, täiesti nõus, issand, kui kihvt, mul kohe tekkis, saad aru, tunne, et see sinu loogika, see süsteem, kuidas sa praegu Mm. räägid seda human design'i, siis see sobiks ju väga hästi, ma ei tea, kas sa teed seda ka näiteks ka coach'ina näiteks Coach'ina. ettevõtetele. jah, ma et täitsa mõtlen, et hakata seda ise nagu rohkem kasutama ka, sest mul on seda juba aastaid, ma ei tea, ma olen mingi 300 tundi vähemalt kuulanud erinevaid podcast'e inglise keeles, human design'i teemalisi, eriti manifestorite teemalisi, sest manifestorina mul on veel vaata see suletud aura, mis kaitseb mind, et mul olekski võimalus algatada täiesti tühjast kohast, aga see samas tõrjub ka inimesi eemale. ja Mhm, sellepärast ma hästi palju kuulasingi podcast'i, et aru saada, miks ma tunnen ennast vahepeal mingi isoleerituna, et ma üldse kuhugi ei kuulu, sest ma ei kuulugi. nii mhm. ongi. sest ma ei kuulugi. jah, lahedat ütlesid ma praegu. peangi olema nagu selleks, et ma suudaks nagu võtta seda universumi impulssi, ma peangi olema natuke võib-olla eraldi, enda energiat ka kaitsma ja minu aura tegelikult kaitseb. ja see, et ta tõukab mingid inimesed eemale, ta tegelikult tõukabki eemale need, keda mu ellu ei ole vaja. Mm. et sinul manifesteeriva generaatorina ja generaatorite ka selline, siin inglise keeles on nagu enveloping nagu selline kallistav aura, mis võtab kõik nagu endasse sinna avatud ja nagu särav päike. et te nagu olete sellised avatud ja mõnusad, aga mul on selline tihke, tugev, natuke nagu rüü ümber, et mind nagu kaitsta. aga see on põhjusega kõik nii. issand, kui huvitav, siis et selline tunne tekib, et tahaks aeg-ajalt seda sinu rüüd nagu võtta, et aru saada, et no ikka on liiga vaata. aga kuigi ma kujutan ette, et kõigil inimestel tuleb mingi aeg see tunne, et ei, nüüd aitab või Mhm. vahetatakse vaata seda ringkonda inimestega, kellega suheldakse. ja. nii, nüüd lähme, ma meenutan, mida sa rääkisid seal 2 minuti sees kogu oma eluloo ära Mhm. nendest asjadest seal. mulle väga meeldis üks asi. No üleüldse, tuleme su selle edukuse koodi juurde. See tõesti, ja. see number 5, see elude number, vot see ongi see, kellel teil on ka nüüd edukuse koodis see number 5 seal 4. koha peal, siis vot see paneb teid kogu aeg jooksma. ma teen alati sellise näite, et nagu vasikale tehakse värav lahti ja öeldakse, siin on põld, mine. ja siis ta jookseb niimoodi, et tagajalad hüppavad, ta Mhm. ei saa aru, kuhu ta minema peab. et aga vot 5 on uudishimulik, et siin ongi 5-l alati vaja siis nagu koondada see oma väli niimoodi, et sa võtad mingi 2-3 asja ja Mhm. süvened sellesse ja siis sinust tuleb täielik spetsialist. ja sinu puhul ka, kuidas mulle praegu väga meeldis, kuidas sa rääkisid human design'i hästi inimeste keeles, Mhm. sest kellel on 5 just 4. koha peal elude numbrina, te oskate keerulisi asju loogilisse rääkida ehk siis inimeste keeles, nii et see tuleks nagu kohale. et mitte ma nüüd ei vähenda üldse neid, kelle käest mina juba human design'i olen saanud, et ma olen saanud väga kihvtilt 2 naiselt täiesti oma kasutusjuhendid. ja minu meelest meid võiks olla palju, kes me aitame inimestel enda juurde tulla. et kui vähegi võimalik, siis inimesed, palun teie, kes te kuulate või kui sa sattusid siia numbrite keele kanalile, et võtke nii astroloogia, numeroloogia, human design, võtke nendelt, kellel teil nagu tekib match, et sa tahad tema käest just võtta ja ja sa tahad tema energiat enda ruumi lasta põhimõtteliselt.
just, et ja siin kanalil on mul ka juba käinud mitu human design'i tegijat ja minu meelest on lahe, et meid on palju. Ja kui Mhm. sina nüüd numeroloogiaga tegeled ja mõtled, et tahaks ka tulla rääkima, ma ootan sind, et sa teaksid, kirjuta mulle, ma tahaks nii väga lustida numbritega, vot teise numeroloogiga, nii et anna märku. Mhm. Lähme Silja sinu juurde, kasutasin praegu eetrit ära, et sain lobiseda oma Ja muidugi, vaatajaskondadega. sinu kanal, sinu reeglid ja vot. ja mulle nii meeldis selline asi, tead, minule on hingelähedane inimeste eluloo raamatud, just need raamatute lugemine, just keegi on teinud seda, aga sa ütlesid, et sina armastad sellist asja. et mida see tähendab, näiteks ütleme lambist, mina nüüd tahan teha endas raamatu. Ja. mina ei ole hea kirjutaja, mina olen väga hea rääkija. näiteks see, mis mulle väga meeldib, eriti minu töös, siis häälsõnumite saatmine. Mhm. et kuidas sa seda teed? ja need kliendid, kellega ma selle viimase raamatu tegin, nendega, see oligi see nagu abielupaar. ma ei saa konfidentsiaalsuse tõttu öelda, kes nad täpselt olid, noh, ei ole eestlased, ütleme nii. ja nemad saatsid mulle kogu aeg häälsõnumeid, sellised 20-30 minuti pikkused häälsõnumid mingite erinevate teemadega. alguses tegime sellise videokõne, kus me leppisimegi kokku, et mis nagu struktuur on, siis tahtsid mulle mingid oma mõtted ka. mina panin paika nagu raamatu struktuuri, mis peatükid, millest me läbi lähme ja siis hakkasime nagu teemade kaupa vaatama. ja siis mõnikord tuligi sinna 20 minuti pikkune häälsõnum, siis ma vaatasin, nii, siin oli see teema sees, millest me pidime rääkima, aga siin oli midagi veel, võib-olla mingi lõigu ma kirjutasin ka mõne muu asja jaoks valmis ja isegi pakkusin vahepeal, et oh, paneme siia mingi lisapeatüki, et te mõlemad rääkisite sellest teemast ja teeme selle osa ka. et Mhm, siis nemad lihtsalt, lugu on ikkagi nagu nende oma. mhm, ja see ghost writing ei ole nagu ghost thinking, nemad ikkagi ise mõtlevad ja mhm, mina siis olen see vari, see kummitus kuskil, kes kirjutab, kelle nime nagu raamatu kaane peale ei panda. aga mina seal taga taustal toimetan, sest see on miski, mida ma olen õppinud, miski, mis mind ennast sütitab ja kõnetab. ja mina panen nagu nende loo struktuurselt paika, sest mulle meeldib ka neid asju nagu korda teha, et ongi selline suur nagu kaos. kui inimesed noh, räägivadki, jutustavad oma lugu, see ongi nii hästi selline igal pool laiali, ei emotsionaalne. saagi hästi emotsionaalne, siis vahepeal pidime pause tegema, sest neil tõesti, kuna neil oli selline enda suhte teema ja peaaegu lahutuseni jõudmine, siis tulid jälle mingi emotsioonid üles, siis vahepeal nad ei suutnud nagu salvestada neid häälsõnumeid. mul tekkisid mingid protsessid enda sees ja siis see oli selline huvitav teekond nendega koos ja ma natuke nagu hoidsin kätt võib-olla ka, võtsin ka oma Mhm, coaching oskused jälle appi ja siis samal ajal proovisin tekitada kaose sisse seda struktuuri rohkem, et tulekski nagu lugudel klassikaline struktuur on algus, on mingi keskpaik, mingi suur konfliktasi ja siis on kuskil lõpulahendus ka. et inimestele meeldivad, kui on sellised lookaared ikkagi olemas, et me kuskilt hakkame teekonnaga pihta, käime kuskil hulludes konfliktides ära ja siis kuhugi lõpuks jõuame. mhm, et kui nad lihtsalt siit-sealt midagi, siis võib-olla natuke selline keerulisem jälgida mhm. seda lugu. Küsimus, kas need jäid kokku või läksid laiali? kokku Jess. väga-väga õnnelikud praegu. Kusjuures see naine ise tegeleb ka numeroloogiaga, ta on number 4 Aa, struktuuri okei. inimene. issand, kui jah. põnev, näed. ma praegu mõtlen, et seda, et sulle selline asi meeldib ka, et täitsa uskumatu, see ju nagu totaalselt vajab sellist nagu pühendumist, Mhm. struktuursust ja kõiki asju, süsteemi. ma vaatan su edukuse koodi ja mõtlen, et äkki see tulenebki sellest, et kuna sul on sinu sünniaasta lõpus on 2 8, see Mhm. arvatavasti viitab sellele, sest see on hästi selline rahanumbrite selline, Mhm. seda on väga tugevalt sul ja ja, samamoodi keskmine see number 8 edukuse koodis viitab ka sellele, et seal on numbritega tegemist, seal on karmaga tegemist. et arvatavasti see, need kõik, mida sa loetlesid, need kõik need ametid, mida sa oled teinud, siis need kõik tegelikult ju muudavad teiste inimeste seda karmat. ja, Mhm. ja sulle meeldib seda teha, sest sul on vajalik ka arvatavasti see, et sul ei ole nagu sul peab olema klient, kellega sa tead, et see lõpeb siis ära nagu projektipõhine selline, et sul ei tohi olla sellist tööd, et sa ja, ei tea, millal see ära lõpeb, et ja, sest võib-olla manifestori energia saab otsa vaata, ja, et see ja ei saa siin olla ma, lõputu. ja siin ma tajungi, et sa võtad kõik tööriistad appi, sest ametitena siis ongi sulle see, et see karma muutmine, numbritega tegelemine, see on täpselt, sa oled leidnud oma tee. et ainult, Mhm. mis muidugi 5. elutee number, see vahepeal viskab lappama, sellepärast et tahaks siit midagi oh,, kui huvitav, teeme ja siis on jälle sul patareid tühjad ja jälle vahepeal taastud ja.
ja siis ongi, siis vaata manifestoril on kaks režiimi, kas 20% või 200%. et ma ahah. olen kas täiesti niimoodi, ongi mingi see tuhin tuleb peale, see mingi universumi sõnum või asi, nagu öeldakse. ja siis ma lihtsalt teen, võin hästi palju korraga teha. ja siis mingi hetk on täiesti, tuleb see puhketsükkel. ja manifestorite puhul ongi need loomistsüklid ja siis on need puhketsüklid, aga vahepealses puhketsüklis ma olen no, täiesti nagu kutu. ja seda teades, enda energiat teades, mul tulebki olla valmis selleks, et äkki ma ei jaksa kogu aeg niimoodi rahmadada, mul on vaja mingi turvatunnet tekitada, mingid varud või mingi asi, mis taustal toodab ise vaata raha juurde. noh, ma praegu olen õpetaja küll, ma olen iga päev, iga nädal 22 tundi klassi ees. et aga noh, see on vahepeal vaata ka puhkehetke nagu vaheaegadega ja päevad saavad kell üks-kaks läbi, et see on talutav. aga see treenimise värk, mida sa rääkisid, et sa oled enda keha eest ikkagi hoolt pidanud juba väga varasest ajast või varasest põlvest, ma ei tea, kuidas seda isegi ütelda ilusasti. et siis needki, et sa oled pannud enda keha proovile, nii nagu sa ütlesid, fitnessi alal ja kogu see asi, et vaata, ma arvan, sinu puhul on jälle väga oluline see liikumine ka füüsilises mastaabis ja see, et sa oskad enda tervisest nagu hoolt kanda nagu templi eest. et ja, kuidas sa seda nagu saad enda elus praegu kasutada, et kui aktiivselt sa sellega tegeled ja kas sa seda coach imist ka pakud või kas pakud või rohkem enda jaoks teed seda nüüd? ja seda ma pakun ka, et mul just lõppes ära 2-aastane koostöö ühe mehega, kelle unistus oli joosta maratoni, kuna ma ise jooksin kuni 20 maratoni 10 aasta jooksul, siis ma viisin ta sellest protsessist läbi, et kõigepealt jooksis poolmaratoni esimesel aastal ja siis lõpuks tegi maratoni ära ja siis tundis, olgu, nüüd ma olen valmis siit projektist välja astuma, tegutsen ise edasi. aga tõesti me ei rääkinud, ma ei teinud talle ainult nagu seda jooksutreeningplaani, me rääkisime ka toitumisest, rääkisime, kust saab valku toidust, rääkisime unest, mõtteviisidest, psühholoogiast. aga ta oli väga selline hea klient, et ta oli nii, et ma andsin plaani ette, küsisin, oo, kuule, kas siin on nagu midagi keerulist ka, ta oli, et ei, kui on nagu plaan, siis ma lihtsalt teen, et ma lihtsalt järgin, ma lihtsalt teen. et tal ei olnud nagu see, teda polnud vaja veenda. et Mhm. arvatavasti human design'is, ma ei tea, mis tal küll on, aga ma pakun, et tal see tahtejõu motivatsioonikeskus ja südamekeskus oli hästi tugev, siis ta lihtsalt võttis pähe ja tegi asju. aga jah, seda ma teen ka, et ma väga hea meelega valmistaks kedagi ette näiteks sügiseseks maratoniks või kui inimene pole ise kunagi jooksnud, võib-olla poolmaratoniks. et siis Tallinnas on see suur-suur jooks, mis on väga äge koht, kust alustada maratonijooksuga näiteks. ja mulle tegelikult meeldib inimeste toitumisest ka nagu rääkida, aga rohkem ka see, mitte niimoodi, et nii, siin on sulle mingid makrod ja nii mitu grammi pead süsivesikut ja valku sööma, vaid pigem see, et saada üldised teadmised ja saada nagu, et inimene oskaks ise hakkama saada, mitte ma ei tee inimestele enam toitumiskavasid, sest ma tahan, et nad ise hakkaksid mõtlema, kuidas asju kombineerida, mitte ei oleks mingis paberis kinni, et suhteliselt lihtsate asjadega hakkame pihta tavaliselt ja hästi palju tegeleme ka mõtteviisiga, sest kui identiteet ei muutu, siis pärast nii-öelda dieedi lõppu, mulle üldse see sõna dieet ei meeldi, inimene kukub lihtsalt tagasi sinna, kus ta varem oli. sest tema sees ei toimunud muutust, mõttetasandil ei toimunud seda klikki ära, et oh, nüüd ma olengi teine inimene, vaid et oh, ma lihtsalt tegin ühe dieedi ära, aga ta inimesena jäi selleks vanaks versiooniks endast, kellel on võib-olla mingeid terviseprobleeme ja kes ei suuda oma toitu hästi valida ja siis ta kukubki tagasi, kui ta sisemine klõps on tegemata jäänud. oota, mis nüüd oli, et jah, ja siis ma olen enda peal hästi palju asju katsetanud. ütleme nii. see ise huvitav, et põhimõtteliselt see toitumine ja see on ju noh, mina olen selline väike jooju tädi kogu aeg olnud, Mhm. kogu aeg, mind ajab ikka naerma see sa asi. pole vist leidnud seda süsteemi, mis sa suudaksid elu lõpuni võtta ja jälgida. ja ja see oligi nii huvitav, et just see, et inimese identiteet peab nagu seest tegema selle kliki ära. et noh, ma küsin sellise asja nagu blondina rohkem, et kui kaua sinna läheb aega, ma saan aru, et kui sa coach'ina seda teed, siis ikkagi inimene ise tegeleb endaga, sina oled talle nagu toetajaks, sa juhendad teda, siis ma saan aru, et kunagi ei saa vastutust panna coach'ile. ma olen ise ka coaching us olnud ja kasutanud seda ja ma tean, et mina teen seda tööd. aga Mhm. kui inimene on hästi nagu püüdlik ja vastutustundlik, kui kaua umbes läheb selle peale, et ta lõpuks näebki, et jaa, ma olengi see, et Mhm. oskad sa kuidagi niimoodi pakkuda välja, läheb sinna paar päeva või läheb 3 nädalat või läheb 3 kuud hoopis? oled sa jälginud minu see seda? miinimumperiood, mis ma võtangi, ongi 3 kuud ja siis nagu noh,
selle ajaga kindlasti on inimene käinud kuskil sünnipäevadel, üritustel, kus on tihti vaata keerulisemad valikud, et ta on seda oma uut identiteeti katsetanud ka erinevates olukordades. et mingi nädalaga väga harva juhtub midagi, sest see identiteet ja võib-olla, et noh, enamasti on see lisakilode teema, seda ei ole, see ei ole ka tekkinud ju nädalaga, see on korjatud enamasti aastatega ja On jah. aastakümnetega. et siis ei saa eeldada, et on mingi, ma ei tea, tihti on kuskil reklaamid, et oo, 7 päeva söö ainult muna või tatart ja siis kohe kõik asjad juhtuvad, aga päris nii ikka asjad ei käi, et küsin, et kas sa suudad niimoodi elu lõpuni süüa? kui Mm, jah, siis võib-olla saad selle asja võtta, aga pigem teha ka selliseid muutusi. see on hästi individuaalne ka, et kui kiiresti inimene vastu võtab muutused, kui palju tema enda lähedased ja pere näiteks toetab. kui on mingi kaaslane, kes on, oo, see on mingi nõme, mingi mõttetu dieet jälle nagu ja kaaslane kõrvale, ma ei tea, võib-olla kaaslane ostab kappi kogu aeg kommi ja mhm. siis teine üritab nagu sellest vabaneda, see töötab ka vastu tegelikult. ongi, mis on tema keskkond, mis on tema enda sisemised protsessid, kui väga ta laseb ennast üldse välisest mõjutada või mitte, see on nii palju nagu erinevaid faktoreid. et hästi individuaalne, aga ma arvan, et 3 kuud võiks olla küll see aeg, mil endaga tegeleda, et kui sul oli aega 10 aastat oma tervist pekki keerata, siis on aega ka 3 kuud pühenduda, ma arvan. sa oled ikka selline killumeister. no see on lihtsalt Keeravad. manifestor, vaata, motoriseeritud kurguga kohe nagu ütleb otse mingid asjad välja ka. ja ei, väga kihvtilt öeldud, pekki keeranud, eks me siin pekki keeramegi neid asju ja siis jah, pärast mõtleme, et kurjad, et kuskil tuleb mingi reklaam, imepillerid, mingid asjad, tabletikesed neelad alla. ja see on siis ainult valine, see ei muuda identiteeti ju. jaa, ei no loogika ja üldse jah, ma, noh, okei, jätame selle sinna. nii, jah. sellepärast, et see läheb keeruliseks. tead mis, mida rohkem ma praegu sinuga räägin, nii nagu ma ütlesin teile kõigile kuulajatele ka, et ma ei tunne Siljat väga palju, me pole niimoodi kahekesi häälsõnumeid saatsime teineteisele, Mhm. mingi sellest on ka äkki aasta juba tagasi. ja rohkem ma ei tunne, et praegu, kui me alustasime vaata videot, siis sa rääkisid, kes on manifesteeriv generaator ja kes on manifesteerija. Manifestor, Manifestor, sorry jah. ja vaadake, siin näebki nüüd seda, siis Silja räägib nagu hästi kiiresti, hästi temperamentselt. ma Mhm. arvasin, et ma ka olen hästi selline kiire rääkija, aga kiirus ei ole oluline. lihtsalt Mhm. minul on nüüd täiesti küsimus, et kui sa nüüd vaatad ennast, Silja, nüüd praegu, siis millised need asjad, millega sa nüüd tegeled ja mis sulle meeldivad käesoleval hetkel? sa oled õpetaja, siis Mhm. mida sa veel niimoodi teed ja sa tead, et sa tahaksid seda teha ja sa teed ka seda? ja siis kindlasti trenni teen, ma hetkel kombineerin niimoodi 30 kilomeetrit jooksu ja siis ka 2-3 jõutrenni. et ma ei ole nagu ühele spordialale truu, ma praegu teen neid kahte, mida ma tegin enne ka ja kus ma olen nagu olnud kunagi kõrgemal tasemel ja võistelnud. nüüd ma teen, ma hetkel ei tea, kuhu see kõik minema saan, ma lihtsalt teen, et keha oleks liikumises, sest ma tunnen ennast hästi, kui ma saan liikuda ja tunnen ennast hästi, kui ma suudan pingutada, sest noh, mul on see tahtejõu südamekeskus hästi defineeritud Human Designi järgi ja ma suudan nagu ennast suruda, mul pole küll seda püsivat eluenergiat, aga mul on see tahtejõud ja surumine ja ma suudan sellega nagu ära teha. ja siis ongi see endaks leht, mida me ehitame, kus ma saan ka kirjutada igasugu blogipostitusi kõikidel teemadel, oma loovkirjaniku osa välja näidata, kus mina olen nagu kogu selle lehe ehitanud, et mulle meeldib, ma saan mingi struktuure luua, tuleb mingi mõte, siis jälle teen teoks, lisan mingi uue lehe juurde, lisan mingi kalkulaatori, lisan veel mingeid hulle asju. et selline nokitsemine mulle meeldib ka, loovuse väljendamine nagu Mhm. täiega meeldib. ja siis noh, hobidena ma käin praegu ka avaliku esinemise klubis nimega Kõneklubi, kus ma õpin ka paremini oma häält kasutama. pluss ma hakkasin käima laulukoolis, et tõesti hääleseadet õppida. et okei. ma õpetajana lihtsalt olen oma häält päris palju vigastanud mõnes mõttes, sest ma ei oska seda väga hästi veel valitseda ja talitseda. ja siis ongi, kuna ma olen olnud õpetaja umbes 6 kuud ainult, Ahah. siis esimeste kuudega mul oli nii palju sellist kurguvalu ja hääle kadumist ja sest kasutasin rohkem kui tavaliselt häält ja valjusti, kuigi mul muidu on ka hääl on, arvasin, et hääl on tugev, aga siis tuli välja, et võib-olla piinan seda ikkagi, et praegu Mhm. sellised jah, paar häälega seotud hobi, kodulehe ehitamine, natuke coaching'u asju. üldse ma ei tea, elu on tore, elu on huvitav hetkel. Siis siit väga hea selline jällegi küsimus, kui sa juhendad seda maratoni jooksjat või seda klienti, kes sul tahab nagu joosta seda maratoni, kuidas sa seda teed, et kui nüüd keegi
kas ta peab olema Eestis, kas ta peaks olema sinuga samast linnast või kuidas jooksete koos? no mina temaga rääkisin lihtsalt kogu aeg videokõnedes, Mhm. kuigi me olime, vahepeal ma elasin Barcelonas ka, et siis ma olin tõesti erinevas riigis, aga isegi siis, kui me olime samas linnas, me suhtlesime video teel, see oli ka mingi selline 8:30 õhtul, hiline kellaaeg nagunii. ja ta saatis mulle vahepeal videosid enda tehnikast, siis ma vaatasin ka, kuidas see jalg nagu maandub ja nii edasi. ja ta oli ise ka hästi analüütiline, et ta juba hakkas ise ka märkama mingeid asju, enne kui mina nagu ütlesin. et ja siis mina saatsin talle mingeid videosid, et kuidas nagu teha jooksuharjutusi ja suunasin, et no see väga nagu tubli õpilane oli, kes ise Mhm. analüüsis ja mõtles ja kirjutas mulle. no ta kirjutas iga nädal ka pärast trenni, et mis ta, noh, meil oli selline süsteem, kuhu mina panin treeningplaani üles ja siis tema nagu pani tagasisidet ja pani ekraanipildid oma sellest trennist ja mitu kilomeetrit, kui kiiresti mingid lõigud, asjad, mis see enesetunne oli, sinna kirjutas kommentaaridena juurde ja siis me kohtusime 2 korda kuus, 2 nädala tagant ja siis vaatasin ka üle, et mis ta oli vahepeal teinud. küsisin, kuidas siis enesetunne on, kas on vigastusi. ja siis võtsime veel mingi fookusteema ette tavaliselt, et noh, näiteks rääkisime vitamiinidest või rääkisime valgu tarbimisest, rääkisime taastumisest, rääkisime mineraalvee jookmisest, et eri teemasid käsitlesime. et Mhm. ongi 2 korda kuus kohtusime virtuaalselt, mulle ma saatsin talle plaani ja ta võis alati mulle kirjutada ka kuhugi Messengeri, kui oli mingi küsimus. ja Mhm. siis vaatasime koos ka mingit no vaatasime üle ka, millal oleks hea võistelda. ja siis panime võistluskalendrid paika näiteks ka. Mhm. väga huvitav, no 2 aastat ehk jah, siis jaa, väga huvitav. nii, siis tead, sul on edukuse koodist kolmesid on 2 tükki, kas sul lapsi ka on või? ei ole. et kolmed tähendavad siis seda, et vaata, sa oled selline hästi elav rääkija, siis see numeroloogiliselt viitabki sellele, et sa peaksidki blogi pidama, sa peaksid rohkem ennast nagu näitama ja sinul on selles suhtes nad kõik paigas. miks ma küsisin laste suhtes, et kui on lapsed, siis tavaliselt sellised, ütleme, naised või mehed, kellel on kolmesid palju, siis nendel on probleeme enda jagamisega, et kui nad on näiteks kodus, kasvõi siis elukaaslasega või sul on näiteks koer või kass on ju, kelle eest sa peaksid hoolt kandma või vanemad, et siis sa justkui kogu aeg mõtled töö peale ja kui sa teed tööd, siis sa kogu aeg justkui mõtled kodu peale, et kogu aeg selline nagu tasakaalu leidmine on selline keerukas. mul on 1 kolm ja sellest piisab. et nüüd on õnneks poisid suured, nii et ma ei pea enam üldse mõtlema nende peale. aga ma mäletan, kui raske oli nagu leida see tasakaal, et ütled küll, et pead, aga nii ta on. sul on edukuse koodis ka üks ja see on seal lõpus, mis tähendab seda, et kui sa midagi otsustad, sa lähed läbi seinte ja mõtlesingi, see tahtejõu keskus on ja defineeritud, eks ju. vaata, kõik erinevad süsteemid tulevad kokku. ja seda praegu täitsa tajub ka, et sa räägidki, et siis ma teen seda ja siis ma teen seda ja siis mul on niimoodi, niimoodi. aga selline negatiivne pool võib-olla selles on see, et see delegeerimine, kui palju sina õnnestud delegeerimises? näete, ei, raputab, et kui on sul 8 või 1 seal edukuse koodis ja sul on neid isegi rohkem, siis delegeerimisega, siis noh, too mingi näide. no ütleme nii, et ma pigem lihtsam, tundub, et lihtsam on asjad ise ära teha, kui hakata kellelegi veel seletama, kuidas see asi nagu toimib ja siis ta teeb valesti, siis ma pean ikka ise üle tegema. et kasvõi mingid, issand, ma ei teagi, mul on lihtsam ise mingid kodulehed, asjad valmis ehitada, kui kellegi teise paluda seda nagu teha. et noh, las ta tõesti, ja ma olla. olen nagu Human Designis minu see profiilinumbrid, see on nagu 12 profiili, erinevad isiksused. ma olen 2, 4 ja 2 on tegelikult selline vaata loomulik talent ja anne ka. ma oskan lihtsalt mingeid asju nagu väga lambist teha, ilma et ma ise teaks, miks ma seda oskan. ja Mhm. siis mul ongi, ja ma ei oska selgitada teistele, Mhm. kuidas see asi käib, sest kui mina teen, ma lihtsalt teen nagu intuitiivselt ära ja keegi küsib, et kuidas sa tegid, ma olen nagu ja siis sellepärast minu jaoks ma arvangi, see delegeerimine on raske, sest Mhm. siis ma pean hakkama selgitama, pluss manifestorile ei meeldi absoluutselt luba küsida või see, noh, meile tihti tundub, et kui me selgitame, miks me midagi teeme, me ei saa tihti ise ka aru ja siis, kui Mhm. keegi tahab selgitust, siis see tundub nagu luba küsimine, siis tekib selline tõrge kohe. et sellepärast mulle võib-olla ei meeldi ka delegeerida, sest see nõuab seda selgitamist ja see selgitamine tundub nagu selline tüütu asi, see on loa küsimine, et või nagu ma pean nagu enda tegevusi selgitama, et võib-olla muidu ma ei võigi oma neid hullumeelseid asju teha, kui ma ei selgita, kuidas need käivad. aga see asi ongi, et ma ei saa ise ka aru, enne kui mingi asi on juba käigus, et see on manifestorite teema ka.
eks siin ongi vaata jälle nii, nagu me rääkisime enne eetriväliselt, et nii hea on ennast nagu õppida tundma, kes sa oled, nii seda siis nii human design'is, numeroloogias kui ka astroloogias, sest kõik nad tegelikult toetavad üksteist. nii nagu ma rääkisin sulle just, et sul on delegeerimisega raskusi, sa kohe tõidki selle human design'i selle noh, aspekti sinna juurde ja nii ja ta ongi, et selles suhtes näete, kui sa oleksid rääkinud hoopis midagi muud, siis oleks küll siin nagu mingi väike trükiviga. et aga nii nad on ja see tegelikult ju samas rahustab sind maha. kuigi mina numeroloogina ütleksin, et sa peaksid seda harjutama, aga jälle, kui vaadata human design'i, et kas sul siis on seda vaja harjutada, võib-olla sellega seoses saaksid kiiremini näiteks elukaaslase endale, kui sul see vajadus on. no ja delegeerides ja siis jah, on rohkem aega vaba, eks ju. ja jah. tegelikult ma mingeid asju peaks, noh, mulle üldse meeldib see sõna peaks. ma ütlen nii, et minu elus on kasu, kui ma valin, et ma mingid asjad delegeerin ära Mhm, mitte pean, aga ma ütlen valin. mhm, ja kui ma valin selle, et ma midagi ära delegeerin, siis mul tegelikult tekib energiat juurde, et algatada uusi asju ja minu jõud ongi selles algatamisvõimes, mis tähendab, et ma ei pea asju edasi viima ja ammugi mitte lõpule viima, selleks on teised inimesed. ja kui mhm. ma panen ka oma energiat sellesse, et ma üritage suruda ja edasi viia ja lõpule viia, siis tegelikult see ei ole minu energiaga kooskõlas ja ma võin nagu läbi põleda. ja see on nii huvitav. Mul Human Designi analüüsis ka öeldi seda, et mina pean kuulama oma kõhutunnet, aga ja millist tunnet sina kuulad? kus kohas sinul see? ma arvan, et sina siis oledki siis sakraalse autoriteediga manifesteeriv generaator, kui just on kõhutunne. Põrna oma ei olnud vist. vot võis olla, ega ma ei tea, ma ei mäleta see enam, aga põrn ja see sakraalne, põrn on selline hästi välkkiire instinkt, mis tuleb ka kuskilt kõhust, aga enamik generaatoreid ongi see sakraalne ehk siis ongi see sakraalkeskus siin, mis on elujõu keskus ja kui see nagu su keha ütleb kohe jaa, ma tahan sinna minna või ta ütleb kui on selline siis on kindel ei. kui mhm, nagu võib-olla, siis on kindel ei tegelikult, su keha teab kohe, kuhu minna. ja mina olen emotsionaalne manifestor ehk mu siis kurgust ongi kanal sinna päikesevõimikusse, mis on emotsioonide keskus. ja see tähendab, et emotsionaalsetel tüüpidel on ka erinevad variandid. on kas selline individuaalne emotsionaalne lainemine, selline väike lainetus, siis on selline tribal nagu hõimulaine ja siis on kollektiivne. mul on see kollektiivne, mis on kõige sellisem suurem. ehk mul käivad hästi sellised tugevad emotsionaalsed lained läbi. ma võin ärgata hommikul nagu täiesti halvas tujus, aga ei saa aru ka, kust see tuleb kuskilt mu enda seest. või ma võin ärgata täiesti õnnelik, aru ei saa, kust see tuleb. mul mingid lainetused kogu aeg toimuvad. mhm, otsuste tegemise puhul on see, et ma pean tegema otsuse siis, kui ma olen neutraalses olekus, aa, emotsionaalselt neutraalne. ei tohi teha siin kuskil laine põhjas olles ega ka kuskil laineharjal surfates, mhm. sest ma võin laine põhjas olles teha endale kehvema valiku või täitsa eufoorias olles ka, kõik tundub nii äge ja ilus, aga peab ootama seda, natuke tuleb oodata, sulata keha teab kohe, mina pean ootama, et emotsionaalne lainetus nagu vaibuks ära ja läheks neutraali jälle uuesti ja ma oleksin et nii rahuolekus. kui ma Mhm. teen eufoorias või täiesti masenduses olles otsuse, siis see ei pruugi mind tegelikult teenida. väga lahe, issand kui kihvt, vaata jälle ma mõtlen, kui huvitavalt tegelikult mängivad kõik need numbrid ja siis see human design, et Mm. lihtsalt nii meeletu äh,. minul tekkis huvi, kui sa ütlesid, et sa oled kaks neljandikku kaks, vist. neli, kaks, jah, neli, jah. kaks neli, siis minul see, mis mul on meeles, siis oli 4 ja 6. mis asi see No tähendab? sa oled täiesti teadses kohas, sest number 4, mis on mõlemal on profiilis olemas, on selline võrgustiku looja ehk siis meile võimalused tulevad läbi teiste inimeste, läbi enda võrgustiku ja me ei Mm. ole loodud töötama võõraste inimestega Mm. ja üldse mingid kaaslased, võimalused pigem ongi, et läbi teiste inimeste, keda sa juba tunned, läbi kogukonna, aga selle peale vaata 4, 6, et 4 on see võrgustiku looja, 6 on nagu see eeskuju. Mhm. et enamasti esimese poole elust 6 on rohkem nagu kolme energias, kes siis human design'is on selline katsetaja, proovija ja siis ta jõuab mingil hetkel nagu nii-öelda katusele. lihtsalt, kus sa oled kõrge katuses sa nagu näed kogu seda pilti ja vaatled sellise elutarga pilguga. et sa oled selline oma siseringi, oma võrgustiku inimene ja siis sa oled veel katusel, kus sa vaatled kogu seda asja ja 4-6 on ka selline inglise keeles on nagu royal authority, et sa oled ka selline kuninglik figuur seal kuskil no loodame, põhimõtteliselt. loodame, jah, väga hea. oma inimesed ja teistele eeskujuks olemine on sul nagu see teema.
ja ma arvan, et seda sa teed nagu väga võrratult siin. ma arvan, et must läheb väga hea vanaema kunagi. kindlasti. Okei, tead, mu lapsed, oi, ma räägin siia ühe loo. mu lapsed jah. ütlesid, nad kardavad mind, kui nad lapsi endal teevad, seepärast et ma ütlesin, teate, lapsed, et vot mulle nii kahju, et ma seda infot enne ei teadnud, et lapsed pidid mäletama 5 kuni 7 aastani oma eelmisi elusid. ja ma ütlesin, Mhm. et nii kui te lapsed valmis saate, siis ma olen nad valmis võtma siis, kui nad midagi räägivad, et ma luban, et ma veedan nendega kaua aega. Ja siis ma mäletan, vanem poeg ütles, et mina küll ei julge tuua, siis sa hakkad teda hullult nagu küsitlema. ma ütlesin läbi mängu kindlasti, aga uskuge mind, sealt tuleb palju informatsiooni. et oma pane laste nende puhul eelmised elud kirja kõik. absoluutselt, siis ma hakkan siin jah. rääkima mingite lugudega siis teile siin kanalil, et teate, nii huvitav. sest lapsed ikka mänguhoos, kellel on nüüd lapsi, kusjuures ka kommenteerige. no ma ei tea, kas see peab paika, isegi öeldakse, et kuni 7 aastani nad mäletavad, kuskil jutu sees räägivad seda. et kommenteerige, kas teil on kogemata mingid lood välja tulnud, et mina ootan lapselapsi, nii et see on ka. eksperiment jälle. ja, aga ma pean seda meeles ja kommenteerige teie ka, vanaemad või lapsevanemad, kellel on mingeid kogemusi. sest Mhm. räägiti ju ka, et minu meelest Diana hing on kuskil kellegi, mingisuguse poisi, mingi väike poiss, inglise keeles oli üks video ka, et ta Mhm. väitis, et tema on Diana. ossa. okei okay., väga huvitav oli, minu inglise keel ei ole üldse nii hea, aga vot seda ma küll kuulasin, siis ma oskasin inglise keelt kohe väga hästi. no näed, et tegelikult suudad õppida uusi asju juurde ka ja kui motivatsioon on piisavalt tugev, siis tuleb kõike. ja täpselt niimoodi, tegelikult nii palju, mida ma olen ise tajunud ja ma arvan, et sina ka samamoodi ja me kõik, et vaata, me ütleme lihtsalt niimoodi, et ah, ma küll seda ei oska või siis ah, mul on nii kehva intuitsioon, see, ma see on mäletan. piirav uskumus. ja, et mul üks naine ka, kes minu kanalit vaatab, et aitäh sulle, saatis mulle ka, et Merike, sina lõpeta rääkimine, et sul ei ole hea intuitsioon, hakka rääkima, et sul on hea Mhm. intuitsioon. ja uskuge mind, et ma olen enda elus palju muutnud, et räägi endale teine lugu ja ma arvan, et sa ja oled ka seda kogenud, sest peale seda väga justkui palju. nagu ongi kõik nagu võimalik, et mulle väga meeldib üks näide, mida minu õpetaja Ronan Diego, kes siis, tema ma õppisin seda holobody coaching ut ehk siis holistiline lähenemine kehale kui tervikule. ja ta on hästi selline brasiillane, hästi temperament, väga lahe mees. võib-olla siiamaani isegi elab Tallinnas, ta olen päriselus kohanud ka. ja siis tema rääkis meile seda lugu õppimise ja enda uskumuste muutmise kohta, et noh, kui me olime kunagi kõik need roomavad beebid, mis me tegime? no lasime kõik hädad mähkmesse, kui tuli. aga eh, kas me nüüd teeme seda? no me õppisime ju käima WC-poti peal nagu tsiviliseeritud täiskasvanud inimesed, me enam ei ole nii, et me ütleme, et oh, ma ei tea, ma ei oska, ma ei tea, kui sa selle said nagu selgeks, kuidas käia nagu iseseisvalt suure inimesena WC-s, mida kõike sa võid veel nagu selgeks õppida, et see on täiesti eluks vajalik, vaata, oskus. õppisime ise sööma, kõndima. ja siin nüüd on see, et oh, ma ei tea, ma ei oska seda või toda kolmandat. mm, vaata, mis sa oled nagu kasvõi beebina kõik selgeks õppinud, siis kui sa veel ei suutnud mõelda, et oh, ma ei oska, ma ei saa. beebi lihtsalt õppis ja kui beebi vaata kukub ja õpib kõndima, siis me ei ütle kunagi ju, et oo oh, issand, vaata kui täiesti läbi kukkunud, tema ei saa hakkama. me temast õppida ei tule. tõuseb püsti, siis me plaksutame, nii tore ja ja, õpibki läbi selle eduelamuse tegelikult. me saame ise neid eduelamusi endale juurde tekitada ju, et tõuseme püsti, katsetame uuesti. kui keegi teine plaksutab, plaksutame ise. täpselt nii väga-väga hästi öeldud, sest minu meelest ka, et see, kui me hakkame lõpetama seda endale nagu valetamist või ennast nagu vähendama, et siis elu muutub hoopis teistsuguseks, et elu on hoopis lõbusam ja lihtsam ja ilma igasuguste mingite piiranguteta. muidugi noh, on mingid omad süsteemid, aga ikkagi kõik hakkab ju meist selles suhtes, et kuidas me teeme. mul oli just soomekeelne podcast ühe soomekeelse kõnelejaga, sest mul on Soome kanal ka Numeroid en kieli ja me rääkisime seda, et mulle väga meeldib näiteks iseendale silma visata peeglist aeg-ajalt. no et flirtida, eriti siis, kui Mhm. nagu mingi asi nagu ei lähe hästi ja siis lähen peeglist mööda. vanasti ma noh, ei vaadanud eriti peeglisse, siis mulle tundus, et mul on kõik seda liiga palju. aga nüüd siis väga lõbus nagu selline lustlik, see on ka jällegi enesehinnangu tõstmine, see on sama see lapselik, vaata, kui needsamad beebid ju lähevad nii nagu koeradki vahest lähevad peegli ette ja Mm. hakkavad nagu näpuga jah, topivad, et mis asi see on nagu. aga meie uudishimu. ja et minu meelest see ka, et hästi palju võiks olla seda nagu lõbu ja flirti iseendaga, et Mhm. enamus aja me oleme iseendaga. just, et endaga tasub nagu hästi läbi saada, sest kõik teised inimesed võivad ära minna, aga sina ise jääd endale ikka alles.
jah. kui sa just ise ära ei kaota kuidagi. ja see on su enda vastutus, et ei kaota iseennast ära. mulle endale väga meeldib vahepeal tuletada meelde seda lauset, et remember who you are, et hoia nagu meeles, et kes sa oled. et ennast ei tasu ära kaotada, et hoia meeles, kui tugev, kui äge, kui võimekas sa oled. ma pean iseendale ka meelde tuletama, sest noh, mul on see number 2 profiilis esimesel kohal, 2-4 Human Designis ja see esimene on selline nagu noh, see on see, et ma ise nagu tean mingeid asju, ma tean, et aga no ütleme nii, ma olen nagu loomupäraselt andekas, ma õpin hästi kiiresti, aga ma ise ei saa võib-olla aru, et ma olen andekas. Mhm. ja siis ma unustan nagu ära. või siis keegi ütleb, et issand jumal, kuidas sa oskad sellist asja, ma küll aru ei saa, ma nagu, ma ei tea, kõik oskavad ju. aga tegelikult see on lihtsalt minu eripära, et ma lihtsalt oskangi lambist mingeid asju, aga ma kipun ära unustama, et teised tegelikult ei oska, et see on eriline. siis tuleb endale ka vahepeal meelde tuletada, et tegelikult on ikka, kõik on vägev, oskan palju. kui palju neid numbrikombinatsioone üldse Human Designis on, kui me vaatame nüüd see, et sa ütlesid 2-4, mina olen Need 4 profiilid, 6. neil on 12. Mhm. et ongi 2 numbri kombo. väga põnev. jah, Nagu et see on väga, nagu selline isiksus, et kui see manifestor, need on nagu energiatüübid, neid on 5 tükki ja see on selline baas, et saadagi aru, kuidas su energia toimib, siis need profiilid, need on isiksused. et võib ka olla, et manifestor 2-4 või siis samas generaator 2-4 sama isiksusega nagu mina, aga meie energiat toimivad näiteks teistmoodi. ja mhm. siis on veel see oluline osa, et noh, sa oled tõenäoliselt siis sakraalne, mis puudutab otsustamist ja mina olen emotsionaalne. eks see, kuidas me otsuseid vastu võtame, see on ka loomupärane, aga see on hästi palju detaile. seal on veel 64 nagu numbrit, mis on erinevad väravad ja siis need numbrid omavahel ühenduvad keskustes, tekivad kanalid ja siis on hästi palju mingeid, no ütleme nii, et seal on nagu sellised nüansid ka, et kus sul on kõige parem nagu süüa. mina olen näiteks otsese valguse eest eemal, et mulle sobib kõige paremini nii infot kui toitu seedida siis, kui ma olen pimedas, kuskil koopas, noh. aga selline asi tuleb ka välja sealt. ja, aga see on selline nagu sügavam teadmine juba, et see ei tule, seda peab natuke nagu otsima, mõned asjad nagu toovad ka selle välja. ja tõesti, et mõne jaoks sobib see, et ta mängib samal ajal muusika või mingi hästi palju müra peab olema ümberringi ja siis ta seedib kõige paremini. Mm. mõnel on vaja täielikku vaikust, mõnel on vaja sooja toitu, teisel on vaja külma toitu, mõnel on vaja otsese päikesevalguse käes. mina pean pimedas sööma. et seal on need erinevad tasandid ja siis see ka, siis need ühed noolekesed seal pea juures ütlevad ka, kas sa oled kas sa oled spetsiifiline või mittespetsiifiline manifesteerija ehk siis manifesteerimine nagu üldise terminina. mina näiteks olen mittespetsiifiline. kui mina midagi soovin, siis no oletame, tahan mingit meest, siis ma pean tundma, mis on see üldine tunne, missugune mees, et ja kuidas mina ennast temaga koos tunnen, aga mitte mingeid detaile. ja kui Mhm. keegi on spetsiifiline manifesteerija, see teine tüüp, siis tema peab umbes mõtlema nii sinised silmad, nii pikk, et hästi detailselt ja siis tuleb nagu, läheb täide. ja pluss siis on veel, mina olen mittespetsiifiline, aga aktiivne ehk siis pean pidevalt mõtlema sellele. see, kes on passiivne, see nagu umbes ühe korra manifesteerib ära, saadab soovi universumisse teele ja siis unustab. ise asjad nagu juhtuvad, et see on jälle need nüansid hakkavad mängima. et see oota, on lihtsalt nii palju neid kihte, ma ise ka veel pidevalt avastan uuesti ja siis on nagu vau, nii palju neid asju, mida arvesse võtta. see läks nüüd nii põnevaks, tead, mis, oota, tead, ma käisin ju seda testi tegemas seal, see endaks.ee. siis, kui sa ütlesid, et vaata, seal saab seda teha ja siis seal tuli ju kohe mingi tekst ka seal välja, kui ma nüüd ei eksi. keskused ja asjad ja ja autoriteedid ja oi, 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 mul oli enda seal neid seedimisi asju vist ei ole sees, see on nagu selline üldisem plaan praegu ja no vot, pea on ka täidetud, ma näen. kas ja see valge tähendab, et täidetud või kumb siis ei, on? värviline tähendab, et on täidetud, defineeritud, valge on nagu see tühi. et Mhm. su inspiratsiooni, see kanal üleval, see on nagu tühi, et sinna nagu saavad tulla mujad asjad sisse, aga sul endal see arvamused, see tagurpidi kolmnurk siin peas, sul on võib-olla isegi fikseeritud arvamused mõne asja suhtes. see ma pean vist vahepeal ära panema jah. et aga mind tegelikult huvitas see manifesteerimine, et kas Mhm. siit nägi see ka, kui sa ütlesid, et nooled on kuhugi poole, et kas siit näeb seda seda ka? ma neid noolekesi praegu seal ei näinud. Siis tühi. jah, et neid praegu ei ole seal. et seda all ma võib-olla sinna tavakalkulaatorisse kohe ei pannud, aga
võin pärast muidugi üle vaadata, mis see nagu olla võiks. No siis ühesõnaga ongi see, et seda väga edukalt saab sellesama kalkuleerimise seal selle index.ee oli tehtud ja see ongi sinu tehtud, jah, on ju see jah. arvutus. Siis kuigi ma olen saanud kaks analüüsi ja minu meelest on need ka, et kes on saanud seda numeroloogia analüüsi, ma olen ise saanud astroloogia kohta ka kaks Mhm. lähenemist. ja see on nii huvitav, kui sa oled protsessis sellega, kes seda teeb, eks ju, siis minu puhul ka, et ma teen neid suulisi versioone, kes Mhm. saavad kirjalikult, siis saavad iseendale aega veel võtta, kui tahavad nagu minu täiendus sinna juurde. aga see on ju elu lõpuni, me ju kogu aeg uurime ennast, näed, sina räägid nüüd human ja. design'i hoopis nüüd nagu teistmoodi. juba Mhm. siin kohe hoobi pealt, puusa pealt viskasid ka mingid teadmised, ma mõtlen, oo, päris põnev. et nii nagu mina näiteks numeroloogina või mis on Timo Reinpall, Kai Tamm, kes on siis enne mind juba aastaid, aastakümneid neid teinud, et nemad lähenevad jälle teistmoodi, et minu meelest on Mhm. kihvt, et meil on igalühel see oma lähenemine ja selle asja ma juurde. mõtlen ka sellele, et kuidas mingi toitumine või trenni ja need teemad vaata lähevad. et manifestorina näiteks mulle üldse ei meeldi nagu rühmatrennid, sest kui keegi nagu, sest ma ei taha, et keegi ütleks mulle, mida mina tegema pean. ahah, ma olen vaata ise algataja, ise see kosmiline hästi suur ürgne tugev jõud ja see, kui keegi ütleb mulle, et kuidas mina pean oma keha liigutama, sunnib oma tempo peale, mulle üldse ei sobi see. aga sinu vaata võib-olla manifesteeriva generaatorina natuke sobib rohkem, sest sinu, noh, sul on seda algatavat jõudu, aga sul on see ka, et sa nagu reageerid ja vastad sellele, mis keskkonnast vaata tuleb. aga mulle minule see, väga meeldib. jah, mul on nagu rõve mingi rühma asi, ma tahan ise üksi teha, ongi nagu pikamaa jooks üksinda vaata. ja siis jõusaalis ka, et ise nagu otsustan oma tempod, asjad ja teen, mitte see, et keegi nagu ütleb mulle. või kui mul ongi olnud treenerid, siis ma olen nagu valinud, et nii, sellele inimesele ma luban öelda, mida ma oma kehaga teha võin või mis võistlustel ma võin osaleda. aga igal lambi inimesel ma ei luba nagu öelda endale. aga kas sa vaatad seda treenerit ka näiteks human design'i pilgu läbi ka nüüd, kui sa selle asja no sees oled sel hetkel, kui mul olid treenerid, siis ma ei olnud veel Human Designis sees. mm? -hmm. et ma ei teagi, kes ja mis nad on. mina näiteks nüüd kas küll, sa neid vaataks? mina lähenen küll hästi palju numbritega, kui ma kellegagi üldse koostööd teen või siis need, kellega ma nüüd teen koostööd, siis ma vaatan lihtsalt need asjad, sest minu meelest tuleb ka nüüd näiteks vestlusõhtud, kes ei ole veel registreerinud, väike reklaam, jälle kasutan kohe eetrit ära. et järgmise nädala lõpp ma olengi 20, olen Tartus vestlusõhtu ja laupäeval siis Viljandis ja siis pühapäeval on Tallinnas, no kodulehel peab ikka on. tulema. tulge. ja, siis ma täiesti puust punaselt hakkan rääkima seda, et mida tähele panna, edukuse kood on muidugi A ja O, millest me hakkame siis rääkima ja siis millised numbrid, kuidas töötavad. nii siis ja, partnerluses kui üleüldse, et minule väga meeldib, et ühtegi inimest enam niimoodi ei lähe minust mööda, kellega ma koostööd teen, et ma teaksin tema numbreid. ma tean ka väga ja. hästi, kuidas lastega match ib ja jällegi human design'iga täpselt samamoodi, et siis sa tead, et sa ei saagi talt nõuda kunagi, miks ta prügikasti välja ei vii, sest ta ei tulegi mitte kunagi viima ei no seda. ongi, et kui ma kohtan kedagi uut, siis ongi nii, et aga saab sünnipäeva teada. ma vaatan, et sa oled nagu hommikuinimene, kas sa sündisid hommikul või? vaata, kellaaeg on ka human Ja, design ja, tähtis. ja, no otse ei lähe kohe küsima, et aga kuule, jõu, millal sul see on, ma tahan su profiili vaadata ja sobivust testida, et kuidagi ja, niimoodi ja, läheb ei veeri, absoluutselt. vaata, et üritab kombata, et mis ta nagu olla võiks, vaata, sünnipäeva kuidagi veel leiab, aga see kellaaeg ka, mis Mhm. mõnikord võib päris palju nagu muuta, isegi no nagu seda energiatüüpi. vaata, siin ongi jälle nii huvitav, astroloogias ja human designis on kell tähtis ja numeroloogias selles suhtes, et saada see põhibaas kätte, siis ma saan ainult sünnipäevast, kuust ja aastast. ja, ja see sünni kellaaeg, see annab siis nagu väikse nüansi, sest see sinu seda põhituuma ei muuda absoluutselt. mhm, samamoodi nagu mõni numeroloog ütleb, et nimi on A ja O, siis mina mhm, ütlen, et nimi on lihtsalt lisaväärtus sulle sinna juurde, sest ikkagi on see. aga minu meelest ongi kihvt, et meid on erinevaid tegijaid ja me igaüks vaatame eri ja nurgast. eri energiat, kõik asjad ja, ja ja ma samas, tõesti isegi, ma olen vaadanud selle kellaajaga, et Human Designis ongi üks inimene, kelle puhul vaatan, et kui panen nagu hommikuse kellaaja, siis ta on projektori energiatüüp, kes on hoopis teine. ja kui panen õhtuse kellaaja, siis ta on nagu samal päeval on manifesteeriv generaator. täiesti nagu täiesti erinev energiatüüp ja erinev nagu elu. et väga sellepärast oli vaja põnev. teada, et mõnikord on see muutus väga väike, aga mõnikord see kellaaeg võib
oleneb, kui see on mingi selline päev, vaata, kus mingid asjad vahetuvadki täiega, planeedid on, ma ei tea, muudavad oma asukohta, mis iganes või mm. nurka, siis see võib väga suuri asju ära muuta. ja siis eladki võib-olla vale energia järgi, kui oled vale kellaaja pannud sisse ja arvad, et sa oled üks tüüp, tegelikult oled teine. Jaa, väga põnev. Mul tead, mis praegu kuulasin siin ja mõtlesin, et okei, ennast ma uurisin küll ja ma olen täitsa niimoodi mentorlusena võtnud seda human design'i Mm. ja sellist asja, et aga elukaaslast ma küll ei vaadanud. Ma olen risti ja põiki läbi vaadanud oma elukaaslast, siis ma tean, et mida ma talle peale ei suru. et ma Mhm. tean, et see on mingi riiu koht, aga ma mõtlesin, ma peaks vaatama human design'is ka just see, et kas me oleme samad, et noh, ühesõnaga läks ja ma põnevaks. saan kohe suht valmis selle suhteraportid ja suhtekalkulaatorid ka, et sa näed, kui need, mis on need sarnased kanalid, et mis on teil ühised, mis on see elektromagnetiline säde, et ühele on üks kanalist, teisele on teine, siis kokku nagu tõmbuvad ja mis on sellised nagu kompromissikanalid, et ühel on terve kanal ja teisel on ainult üks osa sellest, siis see, kellel on vaata see terve kanal, siis see nagu alati juhib seda Mhm, energiat. mhm. et seal on jälle mingi oma nüanss ja ma olen praegu seda teemat hästi palju uurinud, saadagi valentinipäevaks valmis. siis vaatan, et issand, selline kiht on veel ka juures nagu vau. ja kuidas need erinevad energiakeskused hakkavad mängima ja mis tüübid, mis olendid te kokku nagu moodustate. ma arvan, teie, kuna sina oled juba ise manifesteeriv generaator, siis teie kokku olete ka selline võimendatud manifesteeriv generaator, sest Äh, juba nii palju ongi neid erinevaid kanaleid seal ja tšakraid või neid keskusi lahti iseenesest. no selles suhtes ja, et kui numeroloogiliselt vaadata, et ma olen 16 ja tema 13, siis sellised ühed väga elektrilised numbrid üleüldse, mis Mm. saavad numeroloogias olla, et sellised rohupüssid mõlemad. kuigi mina ahah, vahepeal olen nii, et ma tahan omaette olla, aga see teine pool ei taha üldse omaette olla, temal on kogu aeg põrr, kogu aeg mm. on sees. aga ei tea. nagu megapõnev, kuule, aga siis, kui nüüd mina ei ole su koduleheküljel käinud, et Mhm. kui sinu koduleheküljele nüüd minna, et mida sealt leidub, milliseid teenuseid sa siis tegelikult aktiivselt üldse pakud? ja minu see konkreetne nimeline koduleht, ma tekitasin selle mõttega, et olekski kõik minu erinevad 100 asja ühes kohas koos. et mul on seal see blogi osa, siin natuke on kirjutamisest juttu ja ma paningi nagu selle kõik sertifikaadid ja koolitused sinna kirja, seda peab hakkama varsti täiendama, kuna mu õpetajana võtab praegu ka lisakoolitusi juurde. panin kõik koolitused kirja, panin kirja, mida ma olen ka üldse elu jooksul omandanud ja seal on erinevad kategooriad ka nagu keha ja vaim ja hing, et see füüsiline pool, siis kirjutamise pool, siis mingid enesearengu spirituaalsemad teemad ja sealt leiab ka minu need coaching'u paketid ja asjad, kus ongi see tervise teema või siis ka selline suurem muutuste algatamise coaching'u teema. et sealt leiab teenused, leiab hästi palju infot minu kohta, leiab blogi. ma panin üles ka kõik oma podcast'id, mis ma elu jooksul olen teinud, neid on kõvasti rohkem kui üks ja ka Ah, need, kus ma olen esinenud, ehk siis selle saan ka sinna juurde panna varsti. saad. et lihtsalt sain ja panin üles ka kõik erinevad artiklid ja siis mingid raamatud, mida ma olen kirjutanud, välja arvatud siis need variautorluse teemad, mida ma ei tohi nagu avaldada, sest konfidentsiaalsuse leping. aga lihtsalt see ongi selline hästi hea portree nagu minust inimesena. et alguses tundus, et issand, seda kõike on nii palju, aga siis on, nüüd on hea tunne, et kõik ongi ühte kohta kokku koondatud. ja sa ütlesidki, et sulle meeldibki tegelikult selline asi, et nagu seda kodulehte teha, nii nagu sa teed seesama endaks.ee, eks ju. jah. minust mitte kunagi kodulehekülje tegija ei ole, et just see, et Mm. minu omapära on see, et mulle meeldib luua väga palju, mul meeldib siin rääkida ja siis, kui ma pean tegema rutiinseid asju, siis mul selle jaoks ongi abilised, kes mul teevad, Mm. mul on oma inglike aga võib-olla ma ei ole kodulehekülje. ka hea delegeerija siin, aga mulle meeldib luua struktuure mõnes mõttes ja teha selle asju nagu selgeks. et ma olin ka IT-s 4 aastat tehniline kirjutaja ja siis ma seda arendajate tehnilist koodi, nende keerulist kõnepruuki muutsin ka kasutajale palju sõbralikumaks näiteks. Mm. no mulle meeldis selleks selgust luua. meil ongi nii huvitav praegu siis kodulehe tegijaga Mirel on siis minu inglikene seal, siis mul on nii palju teenuseid, mida ma tahan veel juurde panna. no manifesteeriv generaator, eks ju, ongi ja 100 korraga. ja siis ta ütlebki, et seda on nii palju, me peame süsteemi looma nagu ja siis ta nüüd ongi mulle täna kirjutanud ja siis ma ütlesingi, et ka, et okei, et ma käin ikka siit ja sealt ka coach idelt erinevatelt vaatamas, kuidas on tehtud. sa just ütlesidki, see näiteks füüsiline pool on ju, vaimne pool, mentorlus, ma ei tea, kirjutamine ja ja käige ikka piiluga vahepeal see koduleht numbrite keel
edukusekood.ee, et minge vaadake, ma arvan, et lähipäevil tuleb seal mingi süsteem ka välja. et oo. ja sellist natukene nagu aru saada, et mis on siis suulised nagu teenused, mis on kirjalikud ja mis on sellised väiksemad paketid ja tuleb palju võimalusi. nii et ma võtan sinust koppi, ma ütleksin ja niimoodi, ma lähen piilun sinu kodulehte, et vaadata ka, et me oleme juba kord sellised, et me teeme palju asju ja me armastame seda, siis miks mm. seda jätta ainult iseendale. ja et isegi mingi väga vanad asjad sai nagu üles pandud, mõtlesin nii, vähemalt nüüd on kõik ühes kohas huh.. ja kui oli tehtud, siis oli kerge, no vahepeal no viskas üle ka, tüütas ära, aga nii hea tunne, kui see kõik tehtud sai. ja tegelikult ma olin vahepeal ka ühes Human Designi programmis mingi aasta tagasi, kus räägiti just, et kuidas endale kliente saada ja niimoodi, kuidas äri teha läbi Human Designi. ja sealt tuli välja, et kui mina ise olen 2-4, siis tegelikult minu kliendid on sellised liin ühe sorti inimesed ja number ühtedele meeldivad detailid. ja siis tegelikult ma tõmban ligi seda, ma ise olen selline pigem suure pildi inimene, üldpildi inimene, aga millegipärast ma tõmban ligi inimesi, kellele meeldivad need pisikesed detailikesed ja hästi süvitsi fookusesse minemine. ehk siis minu koduleht kindlasti kõnetab ka neid. mm, vaata kui seal põnev. oleks väike nüanss, kus seda nagu sai vaadata sealt graafikust. issand, mul tekkis veel selliseid asju, ma mõtlesin, kas ma küsin eetriväliselt seda, aga ma äkki küsin praegu, sest mul on tunne, et Mhm. äkki keegi ka tahab seda infot teada saada. ja esiteks see, et kui sa teed raamatut, et siis sa oled seal nagu kaasautor või kuidas sa ütlesid ennast, kes sa oled? variautor, variautor siis ja kaas minu nime ei ole mitte kuskil. mm. -hmm. et sa aitad seda siis, ossa, vist hääled ei tulnud läbi, aga koertel oli midagi ütelda teineteisele. jah. et siis mulle meeldis see, et mina ka näiteks olen selline, et ma siis saadan nagu häälsõnumeid, sina paned süsteemi, aga kas sina aitad selle protsessiga viia kohe sinnamaani, et need raamatud nagu trükikotta ka välja lähevad? trükikotta tuleb ise saata, aga noh. ja siis see viimane küljendamine, kujundamine, seal oli ka üks teine inimene nagu neil endal võetud. ja Mhm, mina kirjutasin ja siis no natuke toimetasin ka seda enda tehtud teksti, aga pigem on hea, kui on keegi, võib-olla isegi, noh, mul on hästi tugev keeletaust, ma olen ka kunagi võitnud Eesti Keele Olümpiaadi terves Eestis. aga samas ikkagi on hea, kui keegi võib-olla korrektor vaata loeb veel üle, et ei oleks mingeid keelevigu. mhm. Ja okei. Siis teine asi, see nagu sa ütlesid, et nüüd oli see, mis ma mõtlesin, kas küsin eetriväliselt või siis küsin otse. Ma tean, et väga paljud teevad ju ka endale mingeid kalkulaatoreid kodulehtedele ja siis seesama, nii nagu sinul on, mulle väga meeldis see human design'i asi, et sealt tulid kohe need asjad välja. kas sina jah. oskad seda tehnilist poolt siis ka, näiteks kui keegi nüüd tahab, noh, ma arvan, Mhm. et ma olen mõelnud väga pikalt ühe asja peale, mida ma jah. praegu teile välja ei räägi, et aga siis, vot kas sina teed neid asju teenusena ka? Human Designi osas ma võtsin nagu API ehk siis selline väline arvutusprogramm, sest ma arutasin ChatGPT-ga läbi, kui keeruline on ise seda nullist ehitada. ja see Human Designi asi on nagu hästi vaata keeruline, see on mingi planeedid, sinu sünnihetkel, mis nurgal nad täpselt olid, et selle arvutusprotsessi ma ostsin nagu sisse, aga see kõik need kujundused, värvid, mis tekstid sinna täpselt lähevad, kõik on eesti keeles, et selle ma kirjutasin kõik ise, aga kogu see struktuur ja raamistik on ostetud sisse hästi professionaalselt nagu lehelt. ja ma arvan, numeroloogia kalkulaatorid on lihtsamad. ma Mhm, isegi ise siin tegin mingi elude numbri arvutuse, panin ka meie endaks lehele. ma ise ei olegi numeroloog, aga lihtsalt selline kiire arvutus. ja selle ma ehitasin niimoodi, et arutasingi ChatGPT-ga ja tema kirjutas mulle koodi valmis ja siis ma nikerdasin sinna kodukale valmis. et seal, ütleme nii, tehnilised teadmised tulid kasuks, mhm, aga ikkagi tehisaru aitas mind selle ehitamisel ka, et mina ise koodi ei kirjutanud, aga ma lihtsalt panin koodi õigesse kohta ja natuke muutsin neid sisusid ja asju. ma mhm. saan nagu aru sellest koodist, kui ma sinna otsa vaatan, aga ma ei taha seda ise nullist kirjutada. tead, see on jälle, see on see raketiteadus minu jaoks, kui me selle Mirelliga, no küsisin Mirelli käest, et kas saab teha nii, et edukuse koodi sinna nagu teha. siis ta ütles, Mhm. jaa, selleks on vaja mingit teatud koode. no ma ütlesin, et noh, ma ei tea, jätame siis äkki ära, äkki läheb keeruliseks. ta ütleb ei, ei, ei,
pane mulle need valemid kõik ära, nagu mis asi see peab Mhm. olema, küll ma selle välja nuputan. ja ja siis mingi aeg ütleski, sellepärast mulle meeldivad vot sellised abilised nagu sina, kes sa oskad nagu sa ei jäta enne jonni, kui see asi saab tehtud. Siis kes tahab kodulehekülje tegijat, siis ma võin ka oma inglikest jagada. aga Mhm. üks hetk oligi see, et mine vaata kodulehele, et kas jääd rahule ja siis läksin vaatasin, mõtlesin, et täitsa pekkis, mina isegi ei oska nagu välja mõelda sellist asja. Mhm. ja siis see lihtsalt ongi mingid tehnilised nüansid, vaata. mm, sina et saad sinna sisu panna ja siis keegi teine teeb selle tehnilise struktuuri nagu juurde. ma saan aru, et sinu nimekiri toodetest, teenustest on nagu väga pikk, seda kõik leiab sealt siljapaulus.ee lehe pealt. ja sealt leiab. aga kui on nüüd näiteks selline asi, et sul on seal väga palju asju, aga inimene täpselt ei tea, et nüüd ei leia seda sobivat, siis aga seal on see ühenduse võtmise koht ka, nagu vist on eraldi vormi, nagu ma õigesti mäletan. et tegin siis selle võta ühendust rubriigikese ka ikkagi sinna. okei okay. Nii, siis on tead sellised, kas tahad ise äkki midagi veel öelda? ma tegelikult hakkasin korra mõtlema selle edukuse koodi peale, et kui sa seda nagu vaatad, ma siin enne ütlesin ka, et ma nagu katsetan ja proovin, aga ei saa nagu aru, mis mind siis miljonäriks teeb, et mida see kood ütleb selle kohta. mis mina on te... see ja väga hea hea küsimus. suund? väga hea küsimus, näiteks see, et kui sul on edukuse koodis see number 8, siis see viitab sellele, et tegelikult sul on väga head tööriistad käes, millega raha teenida. siis esiteks see, et kuna sul on number 5 ja number 1 seal ja 8 ka, praegu ma ainult räägin nendest, siis sul kood on 33851. Mhm. sul on vaja fokusseerida, nii nagu sa ütled, et sa oled praegu uhke, et sul on hästi pikk nimekiri asjadest, siis sina peaksid rohkem fokusseerima selle asja Mhm. väiksemaks ja pühendama ennast sinna. või siis sa delegeerid teenustest mingisuguse osa, et sa lihtsalt teed nagu ühe osa sellest teenusest ja teed Mhm. nagu 100%-liselt ja teatud väiksed nüansid siis see, et nii nagu sa ütlesid, et kliendil on väga palju iseendal vaja ära teha. ehk siis see on ka delegeerimine, mitte see, et sa ei tee kõike, vaata temaga koos ei käi jooksmas, eks ju. et ei. sul ongi paljud teenused tegelikult nii juba üles ehitatud, et sa oled Mhm. toeks seal, aga sa oled delegeerinud need põhiasjad siis temale endale, see on ju ka tegelikult ka ju eesmärk. ja siis sul on vaja õppida nagu delegeerima rohkem asju Mhm. ja sellest me juba rääkisime. kui sa jõuad selle, et sa delegeerid just neid asju ära, mis sulle meeldib teha, aga tegelikult sa ei peaks neid tegema selleks, et sul energiat rohkem nagu oleks, vot siis nendega hakka tegelema. ja 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 2 × 3 edukuse koodis viitab seda, et mida rohkem sa räägid välja, sa ütlesid, et sul on podcast'e juba väga palju, mida rohkem välja räägid, seda rohkem tuleb sulle seda õigeid inimesi, ütleme siis niimoodi. ja see on jälle see number 4 selles Human Designis, mis ongi see, et võimalused tulevad läbi minu inimeste, vaata. Mhm. ja ja see, mida siis ongi needsamad, noh, miinuseid ma võingi tuua, et sa omast arust arvad, et sa oled juba, no 3-dest räägin, sa arvad mm. juba, et sa oled palju rääkinud, sa nagu, et noh, vahepeal võiks nagu vakka ka olla, aga tegelikult see on vale arvamus või siis, kui näiteks see, et ei, et aga siin on selline seltskond, siin on ainult õpetajad ja pedagoogid, ma siin küll ei räägi, et ma olen siin ikkagi nagu inglise keele õpetaja, vaata või nii. täiesti vale lähenemine, ma tõin näite, on ju, siin ka ikka räägid, vaata, et aga tead, et human design'iga tegelen ja vot sellise asjaga ja mida rohkem räägid, aga mitte nagu ülevalt alla, mis number 5 vahest on, annab sellist energiat nagu hakata õpetama. Mm. kui näed, et näiteks keegi võtab nagu sünnipäeval mingi tohutult sööb kooke, nagu mina vahest nagu vanasti, Mhm. siis saad aru, mitte see, et ai, nagu saad aru, et ei hakka nagu õpetama, võib-olla sul ei olegi sellist seda ei ole, sest ma arvan, ma coach'ina küsiks pigem nii, et ma vaataks nii, et oh, ma vaatan, et sulle täitsa meeldib katsetada nende kookidega, et räägi mulle, kuidas see sulle siis nagu rõõmu valmistab või kuidagi peaks inimesed ise nagu mõtlema, et ta ise nagu võtaks selle vastutuse. ja ja, ta ise tahaks, et äkki pole vaja nii palju neid süüa, et oh, vaata, sa proovisid kõiki kooke juba, et ütle, mis siis kõige parem oli, et ma ise tahaks natuke ainult, et anna nõu, vaata. et vaata, et anna see inimese enda kätte selle võimu nagu. ja siis väga ta hakkab hea. mõtlema, ma tõesti sõin kõik koogid ära, miks ma seda tegin ja siis ta võib-olla taipab midagi. ja väga lahe, tegelikult ma ütleksin niimoodi, et noh, ma ei tea su raha liikumist, sa ei peagi seda siin praegu rääkima, aga kui sa just oled nagu rohkem pildis, rohkem delegeerid asju ja jätkad sedasama asja, mida sa praegu mm. teed, ehk siis keerulisi asju, sa seda human design'i ju ka rääkisid nii lihtsalt. mulle väga meeldis, Mm -hmm. mitte et teised kehvemini seda oleks teinud, aga lihtsalt see, et jätka seda oma malli ja sinul ja tulevad just need inimesed, kes nagu sinule sobivad. mm et -hmm. ma ei tea, kas sa said nüüd seda aru, mida ma rääkisin, aga ikkagi paremini kui enne. ja
räägi edasi ja delegeeri. jah, just, aga just see, et nagu sa praegu rääkisid ka koogi söömisest ka, sa lähened sellele inimesele, keda sa siis näed, on ju väga sõbralikult ja nii nagu sa ütlesid, kui tuleb elukaaslane või silmarõõm on ju, siis sa lihtsalt küsid või ütled talle, et oi, ma näen, et sa oled hommikuinimene, et mis kell sa sündinud oled, kas sa tead? väga hea ja, lähenemine, just vot ja. selliseid vahvaid ma ei asju. lähe kohe ju, kui olen kedagi uut kohanud, et kuule, et ütle oma andmed, ma tahan siia astroloogiakaardi sisse panna ja vaadata nagu, kas ma olen mingi sugulased või mitte, see on nagu lollakas peast või? jah, täitsa hull, et kohe mingi esoteemadega ma ei tea, lenda peale esimesel kohtumisel. täpselt nii. ma hakkasin praegu mõtlema, et mina viimasel ajal küll lendan, et siis ma mõtlen, et noh, ma ei tea, kui ei meeldi, siis ei meeldi, no mis sa ikka teed, jah. et mul oleks sellised küsimused veel päris lõpuks, et kuidas sina oma hommikut alustad? Äh, mina õpetajana alustan hommikut suhteliselt nagu vara ja kui on argipäev, no ma vanasti tegin mingeid hulle rutiine, et mingi hingan ja kirjutan ja nüüd on nii, et ma panen muusika mängu, võib-olla natuke nagu võimlen ja liigutan, pesen hambad ära, panen suht riidesse, teen oma munapudru kaasa, ma kohe hommikul enamasti ei söö, ma teen selle kaasa ja siis ma suhteliselt kiiresti juba liigungi toast välja, sõidan kooli poole, sest mul on pool tundi sõita ka, kuna ma töötan Tallinnast väljaspool. mm,? Ja no isegi suht manifestorlik, et ma lihtsalt tõusen püsti ja hakkan tegutsema. okei Et ei jää kuhugi uimama. lihtsalt minek. sul ei ole raske neid, kas sa ärkad enne äratuskella juba või sa ärkad siis praegu? Mõnikord, sest kui me võtame nüüd jälle une ja kronotüübid, mis on jälle üks teema, mida ma olen uurinud ja on 4 kronotüüpi ja mina olen see lõvi, kes ongi see hommikuinimene, vaata. Mm, Ja minu jaoks väga sellepärast huvitav. hommikuti, see on ka pigem selline vähe levinud tüüp, aga minu jaoks need asjad nagu toimivad. Et ma klientidega vaatan nagu seda teemat ka, mis kronotüüp nad on, sest selle kohta on ka eraldi test ja ma tegin läbi ka ühe unekursuse, et oskaks inimestele vastavalt nende tüübile soovitada neid rutiine, sest ei ole nii, et kõik nüüd, et sa oled laisk, kui sa ei ärka hommikul vara. Et Mm. mõni on võib-olla see hunt, kes ongi see hiline tüüp ja siis tal on vaja teistsugust rutiini ja tal on vaja teha teisel kellaajal nagu trenne ja teisel kellaajal süüa. issand, kui huvitav, kusjuures sina saaksid ju teha sellise kombo ka, ma kujutan ette, sellest nagu unetüübist on ju siis human Mhm. design'i tüübist, et milline see toitumine, kas pimedas, valges või mida iganes ja samas ja siis selle trenni ka ju juba koostada täpselt personaalselt sinule läbi sinu Mhm. numbrite ja kellaaegade ja kõige selle. jah, inimesel saab teha personaalselt sellist issand, kindlasti. kui põnev, ma pole nagu sellist asja veel kuulnud, aga see oleks nagu siis juba Mhm. konkreetselt minule Merikesele tehtud, et siin ei ole mingisugust nagu eksimisvarianti. see ongi Mhm. lihtsalt minu sünnipäeva ja kellaaegade kohta lihtsalt ja ja valmis. valetada enam endale ei saa. vot ei see on saa. sinu. okei täpselt nii. issand, kui kihvt, nüüd läks veel põnevamaks. aga siis jah. täiesti viimane küsimus sulle on see, et kui sul oleks rohkem aega päevas, mida sa teeksid siis, mida sa nagu praegu aja nagu puuduse tõttu oled nagu lükanud edasi? ma kirjutaks rohkem enda raamatuid, nagu nägid, ise tahaks. sest minu unistus ongi see, et ma saaks lihtsalt kirjutada ja luua ja keegi teine nagu müüks ja turundaks kogu seda asja, mida ma toodan. kas sul on juba raamatuid? ma midagi ja toitumise teemal olen täitsa kirjutanud ka eesti keeles ja manifestoritele kirjutasin inglise keeles raamatu, mis on Amazonis olemas. et ma Hmm. tundsin, et mul endal oli vaja seda, siis ma eelmine aasta, jah, aasta tagasi saigi valmis. okei, issand, kui põnev, kas sa jagad äkki pärast mulle seda linki ja siis ma panen selle jah, kirjeldusse siia alla, et kellel on nüüd huvi. no näed, järgmise ah, võiksid teha manifesteerivates või generaator siis midagi üldisemat ja ma ei teagi. ma ja lihtsalt tegin neist, keda ma ise kõige paremini mõistan, sest ma seda teemat uurisin ka süvitsi rohkem. mul oli lihtsalt ka mingi hetk oli mõte, et ma teeksin 16-test, kes on sündinud Mm. 16. päeval, sest see on nii huvitav number. aga praegu pole sinna jõudnud, sest tegelikult kõik numbrid on huvitavad ja ma arvan, et Human Designis ka on kõik inimesed on huvitavad, et ja kõik. seal on metsikud nüansse ka, et kõik need 64 erinevat väravat ehk kingitust ja siis need seedimised ja mis sind motiveerib ja kuidas sa manifesteerid ja mis on sinu jaoks hea keskkond, et mul on näiteks orud, sest org on vaata koht, kus vanasti inimesed jõe äärde kogunesid, et on mingi melu ümberringi, see sobib mulle. et Mm. seal on lihtsalt nüansse on hästi palju, saab mingites asjades nagu väga süvitsi minna.
mulle tunne, et meie jutt ära ei lõpe, sellepärast et üks ei, tähendab teist, tuleb kogu aeg on lihtsalt, nii huvitav, tuleb lihtsalt nahaalselt vajutada nupule ja enne ütelda aitäh kõigile. jah, ja väga, aitäh. väga vinge oli Silja kõiki neid teemasid arutada. nii et tšauki ja tšau. jagage seda videot ka palun teistele, kes nüüd sinu arvates vajaksid seda ja palun kommenteerige enne, näed, ütlesin tšauki ja juba räägime edasi. et siis kommenteerige ka näiteks, kas te teate Human Designi järgi, kes sina oled ja näiteks seesama, nii nagu Siljal oli 2, 4 ja mul oli 4, 6, võib-olla sa tead neid numbreid, mina ei oska mitte midagi kommenteerida sinna. aga ma vihjan Siljale, ta võib vahepeal tulla siis ka piiluda siia ja jagan siia siis neid linke, mida ma nüüd Siljalt saan siia kommentaari alla, nii et vot. ja kui sa tunned, et sa tahaksid ise ka tulla podcast'i rääkima, nii nagu Siljaga praegu vabas vormis rääkisime ja õppisin Siljat tundma ja kui sa oled ka numeroloogiaga seotud, tule räägime koos, kuidas sina seda tajud ja nii edasi, nii et jagame oma teadmisi. aitäh, kallis Silja. aitäh. tšau. tšau.